Käisin hommikul ujumas Kalevspaas. Hästi mõnus oli ja äkki ma lähen sinna veel teinekord. Käisin lihtsalt proovimas, kuidas seal on ujuda. Ja nüüd olen mõnusalt näljane ja tahtsin midagi tervislikku. On kõik koostisosad just ära lõigutud ja leidsin veel kapist ka selleri ja mõtlesin, et panen sellega mahla sisse. Ja siis siin on apelsinid, siis porgandid lõikasin sellisteks sükkideks, koorisin ära koorimisnoaga, veedi lõikasin väiksemaks ja tuntes tegin siis sellisest sükkide. Näitan teile ka neid tatleid, mida ma siin vahepeal sõin, et eile sain need lõpuks kätte ja küllap paljud toortoidu. Siin on minu mahlapress ja see on aeglane mahlapress ja hakkan nüüd sellega mahla tegema, et mul on siin köögis päris vähe ruumi. Olen hetkel siin kraanikausi juures ja panen kohe selle tööle ja näitan, kuidas see siis töötab. Ja siit hakkab siis ühest tuleva mahla ja teisest tuleb selline hästi kuiv puru. Et ma näitan teile kohe seda puru, et see on hästi kuiv, et siia praktiliselt mahla järgi ei jäägi. Nii, on natuke sellereid. Seller võib panna siuke pika tükki. Ja siis ta ilusti sööb selle omale siit sisse. Siis paneme õuna. Ja niimoodi see mahl siit vaikselt tuleb. Meeldib, kui mahl on hästi puhas igasugusest settest ja sellepärast ma kallan ta kaussi läbi sõela. Ja sõela peale jäävad siis kõik mingid väiksemad tükid, mis mahlapressiga ei eemaldunud. Ja võite siis lusikaga aidata kaasa, et vedelik saaks sõela pealt ära kurnata. Siin on purgitäis mahla, mis ma sain. Ja siin on natukene veel. Ja see on siis kogu see paks mass, mis veel sõelale jäi peale seda, kui ma olin mahlapressiga mahla ära teinud. Ja see on päris siuke magus ja mõnus, et vahepeal ma isegi söön selle täiesti niisama ära, et midagi ei läheks kaotsi. Ja mahla ülejääk on siis selline, seda on umbes pool kilotupsi täit. Ma ei tea, mis teie teete, aga mina igastahes hakkan oma head mahla jooma. Head aega!